Huvitav on see lõplik järeldus, et ma ei saa oma tööga hakkama. Minu jaoks tuli see umbusaldusavaldus üllatusena. Ja üllatusena mitte sellepärast, et teemad oleks kuidagi vähe olulised, vaid eelkõige sellepärast, et mulle tunduvad need siinsamaski ette loetud probleemid sellised, mida tuleks arutada teisi meetodeid kasutades. Kõik erakonnad, kes on mulle umbusaldust avaldanud, on olnud valitsuses. Näiteks Martin Helme oli rahandusminister. Kas oli kerge? Huvitav on see lõplik järeldus, et ma ei saa oma tööga hakkama. See oli nii tore oli seda riigieelarvet kokku saada, terve 1 miljard oli vaja juurde laenata. Ja täna me maksame tagasi seda miljardit koos intressidega. Et see on üks põhjus, miks meil on keeruline. Ravijärjekorrad. Esiteks ravijärjekord ei ole mingisugune näitaja. Meil on vaja, et inimesed jõuaksid õigel ajal õige arsti juurde. Kui sa jõuad liiga ruttu vale arsti juurde, siis see on sama hea, kui sa poleks arsti juures käinud. Tavasaatekirjaga umbes 1/3 inimestest ehk umbes 500 000 inimest aastas satub vale arsti juurde. Aga mõistlikud inimesed on Keskerakonnast tänaseks lahkunud, nagu ma aru saan. Mina arvan, et teie juhtimisel läheks Eesti vales suunas, Venemaa suunas. Seda näitab seda näitab kõik see, kuidas te levitate neid narratiive, Venemaa narratiive üksüheselt, kuidas teil on rahad seotud Venemaaga. See praeguses olukorras, see on julgeolekurisk, et kas te mõtlete natuke? Esiteks, absoluutne vaesus, tõusnud on suhteline vaesus, need on 2 täiesti erinevat asja. Absoluutne vaesus natukene, aga olulisemal määral suhteline vaesus. Et suhteline vaesus näitab seda, et jõukus on kasvanud. Ma kiiresti aitan teid minister ühe numbrilise faktiga, et absoluutse vaesuse määr 2021. aastal oli 1,4% ja siis võttis riigi juhtimise üle Eesti, ma ütleks, teiseks kõige halvem peaminister Kaja Kallas. Nüüd meil on kõige halvem peaminister ja me oleme 3,3%-ni jõudnud. Üle 2,5 korra on see kasv, nii et ikka väga palju inimesi on juurde tulnud, kes absoluutses vaesuses. Teil ei ole nüüd hakata vaja keerutama siin suhtelisest vaesusest midagi. See oli lihtsalt fakt. Me tegelikult ei tea, kus on kitsaskohad tervishoiu rahastamises. Ma ei tea, mina arvan, et näiteks lastega pered ei ole rikaste inimeste hulgas tingimata. Et tegelikult näitab ju statistika, et teatud laste arvu hulga juurest langeb pere vaesusriski, suuremasse vaesusriski, see oli 4. lapsest alates. Ja nüüd isegi, kui me räägime sellest uuest uuringust, mida ka siin te olete tsiteerinud, siis suhteline vaesus on suurem on ka 2- ja 3-lapselistes peredes kui 4-lapselistes, sest et nüüd meil on viimastel aastatel ka toetused tõusnud ja need paljulapselised pered on seetõttu abi saanud. Lisaks siis üksikvanemaga laste pered, et nemad on kõige suuremas vaesusriskis. Ma mäletan neid aegu, kui me olimegi, kui ka vaesed inimesed, isegi keskklassi inimesed olid vaesed, ma ei saa öelda, et nad olid vaesemad kui praegused vaesed, ma ei saa seda öelda, eks ju. Aga keskklassi inimene kindlasti ei saanud endale lubada seda, mida tänane keskklassi inimene. Et me oleme ühiskonnana väga palju edasi läinud. Ja ma ei saa öelda, et me kuidagi jätame hooletusse või ei hooli oma lastest või oma vaesematest inimestest.